Ära küsi, mida maailm vajab. Küsi, mis paneb sind elama ja mine tee seda, sest maailm vajab inimesi, kes on hakanud elama. See lause ei ole lihtsalt ilus mõttetera, vaid elufilosoofia, mis võib muuta kogu su elukäiku. Liiga sageli juhindume me küsimustest, nagu millist tööd tasub teha, kus on kõige kindlam tulevik, mida ühiskond vajab. Need küsimused ei ole iseenesest valed, aga nad lähtuvad hirmust. Hirmust eksida, hirmust mitte sobituda, hirmust läbikukkumise ees. Ent elujõud, looming ja päris õnn ei sünni hirmust. Need sünnivad kirest, kutsumusest ja julgusest olla sina ise. Mõtle näiteks noorest naisest, kes loobub edukast kontoritööst, et alustada väikese pagarikoja loomist, sest ta armastab küpsetamist ja rõõmu, mida see teistele kaasa toob. Alguses ei mõisteta teda, aga aastate pärast seisab tema poe ukse taga järjekord. Mitte ainult saiakeste, vaid ka siiruse ja sooja inimliku kogemuse pärast. Või näiteks ka meesterahvast, kes jätab stabiilse töö ja hakkab maalima. See on midagi, mida ta on alati tahtnud teha, aga mille on alla surunud, sest sellest ei saa leiba lauale. Kui tema teosed hakkavad inimesi puudutama, tekib midagi enamat kui kunst. Sellest tekib side, mis kõnetab teisi sügavalt, äratab neist tunded, mida nad pole ammu tundnud. Või ka õpetaja, kes ei vali õpetamist lihtsalt töö pärast, vaid seetõttu, et temas on siiras soov muuta noorte elu. See paneb teda liikuma. Tema silmad säravad klassi ees, ta räägib kirega, innustab ja aastate pärast meenutavad teda õpilased kui kedagi, kes andis neile usu iseendasse. Need on vaid mõned näited eludest, kus inimesed on hakanud päriselt elama. Nad ei ela enam selle järgi, mida maailm neil töötab, vaid selle järgi, mis on see, mis neid enda sees elama paneb. Just sellised inimesed muudavad maailma. Mitte läbi täiuslikkuse, vaid läbi kohalolu, eheda olemise ja siirakire. Tänapäeva ühiskonnas on normid, mille järgi liiga tihti elada püütakse ja unustatakse ära, mida tegelikult teha tahetakse. See muudab meid rahutuks ja viib läbipõlemiseni, sest tehakse kogu aeg seda, mida ühiskond ootab, mitte seda, mida tegelikult soovitakse. Seega, ära küsi ainult, mida maailm vajab. Maailm vajab sind sellisena, nagu sa oled. Mitte maskeerunult, mitte peidetult, mitte ohverdatuna, vaid elavana, sinuna. Küsi parem endalt, mis paneb su südame laulma. Ja kui leiad selle vastuse, mine ja tee seda. Sest maailm vajab elavaid inimesi. Ja kõige rohkem vajab ta sind elusana. Sellisena, nagu sa päriselt oled. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!